Jahisadama kai ääres ühepuulootsik, millega taanlane Thomas Frank ja Eesti seiklusspordi instruktor Jevgeni Ternovoi olid nädal tagasi alustanud teekonda Soomaalt. Thomas' esimene kommentaar mereretke järel oli lühike. It's more fun on the sea, but more fast on the river. Merel on lõbusam, aga jõel liigus see paat kiiremini, kommenteeris Taani teadlane ja idaviikingite rännuteede uurija oma esimest ühepuulootsikuga tehtud mereretke. Aasta pärast kavatseb ta koos Jevgeniga võtta Haabial ette juba pikema meresõidu ja seekordne oli vaid testisõit. First of all, to find out how you use this boat on open sea, because normally I've been using this type of boat on the rivers, big rivers in Russia. Eelkõige tahtsime testida, kuidas sellise paadiga avamerel sõita, sest varem olen ma sõitnud ainult suurtel Venemaa jõgedel, rääkis Toomas. 2017. aastal läbis ta Süstal muistse Austerveegri veetee Vana Laadogast Konstantinoopolini, mullu aga haavapuulootsikul Vana Laadogast Kaspia merele. Ta arvab, et viikingid kunagi just Haabiatel mööda idapoolseid jõgesid rändasidki ja idapoolt tuldi neil paatidel Skandinaaviasse juba mitu sajandit enne viikingi aega. It's a way of finding out how culture moves from the east to the west via the waterways. We found that it's possible to paddle this boat in big waves. Of course, you need to respect the sea and look in the weather forecast. That's why it's very good that we are two in the boat, because Evgeny has a lot of local knowledge. Of course, you're in the boat for many hours and you need to paddle all the time, so of course it's physical hard and you need to... Minu teadustöö keskendub ida-lääne suunaliste kultuurikontaktide toimimisele ja oleme teada saanud, et sellise paadiga saab sõita ka suurtes lainetes. Merd tuleb muidugi austada ja ilmaprognoose jälgida, aga tundsin end kindlalt, sest Jevgeni tunneb siinseid olusid hästi. Raskeks tegi teekonna see, et reis oli pikk ja sõuda tuli tunde. See on füüsiliselt raske ja tuleb toituda nii, et jätkuks energiat. Not each one can do it. In ancient times, people were doing this by part of being it was part of their culture to move around in the boats. So you need to train and you need to know the waters, the techniques, and you need to know how to paddle. So this is not special, especially not for everybody. Igaühele pole see jõukohane. Ammustel aegadel olid sellised retked kultuuri osaks. See oli elustiil, mis eeldas treenitust, loodusolude tundmist, navigeerimisoskust. Igaüks sellega toime ei tule, rääkis Taani viikingi uurija. See oli teil esimene kord merel. Kas te paati juures mingid muudatusi ka tegite? Maybe it was the first experience in the sea, but still on the Volga the waves are high, and actually on the Volga, which I paddled on last year, it's quite similar to a sea. But this time Evgeny got this interesting idea to make a cockpit in the boat, so that was very interesting and a good idea, because we had to cross Pärnu Bay and we couldn't have done it without having this kind of shield in front of the boat. So this was See oli küll esimene Haabia sõit merel, kuid ka Volga jõel, kus ma möödunud aastal sõitsin, on kõrged lained ja sealsed olud on merega igati võrreldavad. Kuid Jevgenil tuli mõte teha vööri kõrgemaks ja selgus, et selline kokpit oli hea idee. Ilma selleta poleks me Pärnu lahel hakkama saanud, tõdes Thomas Frank. Jevgeni, see oli siis sinu idee. Kuidas see tekkis? Enne seda me sõitsime Pärnu jõel ja oli näha, et lained tulevad sisse väga palju. Tol ajal meil oli võimalus nagu kaldale minna ja tühjendada paadi, aga meile seda võimalust ei ole. Ja siis me leiutasime seda kokpitti, see kaitse, mis on eespoolt näha meie paadil. Siin Eestis ollakse harjunud sellega, et kui Haabiaga sõidetakse, siis see aer või mõla on natukene teistsugune. Teie kasutasite Süsta aeru. Kas tavaliselt siis mere peal sõidetaksegi selliste aerudega? Yes, we know from ancient times they also use double-bladed. But next time we will have to think what to do. Maybe use... at this time actually we also had one-bladed paddle with us. But next time we might have more original one-bladed paddles to use in order to try how they function. But double-bladed paddles are also known from ancient times. This is a different kind of motion. So you sit differently in the boat and you need to change the position sometimes in order not to destroy your back or to steer correctly. Sometimes it's more easy to steer with a double-bladed paddle. Kahelabalist aeru on kasutatud juba ammustel aegadel, aga edaspidi peame mõtlema, millist aeru valida. Ka sel korral oli meil ühelabaline aer kaasas, järgmisel korral tulekski algupärasemalt ühelabalist
lavalistaeru proovida. See on hoopis teistsugune kogemus, kehale paneb see hoopis teistsuguse koormuse ja seetõttu tuleb aeg-ajalt vahetada asendit. Et ennast säästa on lihtsam kasutada 2 lavalistaeru, arvab Toomas Frank. Reisijärgset kommentaari küsisin ka retke kaasa teinud Jevgeni Ternovolt ja retkele kaldalt kaasa elanud Soomaa haabiameistrilt Aivar Ruukelilt. Väga huvitav ja põnev ja ennustav. Kõik läks korda. Äpardus ikka juhtub ju mere peal. Ei, tegelikult kõik läks korda. Üks kord me uppusime, aga see oli suht lähedal, randa lähedal ja kontrollisime protsessi selles mõttes. Kuidas see situatsioon oli, milline? No see on liiga kõva tuul ja me olime murdainetes. Vesi tuli liiga kiirelt sisse, mina ei jõudnud seda vett ära visata. Me oli kanistrist tehtud pump, sellega me viskasime vesi välja. Aga liiga kõva lainet olnud. Ja siis oli päris pardani vett täis? Täis, nagu vannis istusime. Ja siitsime alla tuult ja tuul 5 meetrit randa. Kuidas teil tuulega üldse oli? Sellest mere peal tegelikult tuule suunas sõltub väga palju. Jõe peal on lihtne, et kui tuled allavoolu, viib vesi sind ise edasi. No jõe peal ka ei ole väga lihtne. Siis näiteks meil oli üks lõik Pärnu Iiga, kus oli täitsa väga korralik vastu tuul. Ja kuna vool jookseb alla, tuul on vastu, siis tekivad väga suured ja tervad lained. Ja siis oli väga raske sõita isegi jõel. Aga merel, vastu lainet see haabja sõidab väga ilusasti tegelikult. Ja suudad, sõltub sinust, sinu oskust ja jõudest. Vastu tuult saab sõita vastu lainet, aga 10 meetrit sekundis, see on niisugune ülemine piir. Aga see ei sõltub ainult haabjastest, nagu iga teiste padidega, kas kajakidega või kanuudega, tannepäevastega. See väga ei saa vastu tuult sõita, kui puhub rohkem kui 10 meetrit sekundis. Et see ei ole nagu haabjase omadus. Kui tugeva tuulega seekord sõitsite? Vahepeal oli 15 isegi rohkem sekundis. Aga sellise tuulega sa, nagu ma ütlesin, mainisin, sa ei saa vastu minna, aga sa risti tuult suudad minna ja kindlasti alla tuult. Siis on kindlasti taktilised otsused vaja teha õigel ajal. Et sa vaatad prognoosi, vaatad kaarti ja vaatad, mis keeles sa kuhu jõuad ja selleks aeg sa pidi arvestama, et tuul muutub suunda. Ja siis vaja kindlasti keerata alla tuult sellel ajal. Kuidas te selle navigatsiooniplaani enda jaoks olite seadnud, et kas tulete mööda kalda äärt või võtate kõige sirgema ja kõige otsema tee? Üritasime ikka sirgema teed võtta. Kui me kalda äärt, siis ma arvan, see teekond korduvalt rohkem meil tekkinud. Ja vaatame Nemmest Nemmele ja paneme. Aga seal alustame seal jälle vaja arvestada tuule suunda ja laine suunda, et täitsa otsast teisi väga ei sõida. Ikka mingi manööverdad natuke kuuris. Sinu jaoks oli selline sõit nüüd esimene? Haabjasega, suht esimene, aga ma tegelen teiste asjadega. Ma olin ise surfi-instruktor, kanuu ja kajakide instruktor, siis suht tuttav asi see mere sõitmine minu jaoks. Ma just haabjat mõtlesingi. Haabjasega esimene, jah. On siin võrreldavat midagi kajakiga sõiduga näiteks? Kiirus on ilmselt aeglasem? Veits aeglasem, aga ei ole väga aeglasem. Kui me teeme, loodame, et me teeme järgmiseks aastaks mõned parandused ja teeme konstruktsiooni veel natuke paremaks, siis ma usun, see tema kiirus suht võrdne kajakidega kiirus merel. Täna oli veits natuke aeglasem, ma arvan. Järgmise aasta plaan on juba selles mõttes natukene keerulisem või raskem, et on pikad ülemere otsad. Seekord vist nii pikka otsa ei sõitnudki. Nii pikka ei ole sõitnud. Meil on, ma arvan, mingi kõigi pikem ots audud. Meil oli mingi 15 kilomeetrit. Me üritame seda lahti. Aga järgmisel aastal me üritame ikka Soome jõuda. Üle Soome lahti. Ja sealt edasi Rootsi ja Taani? Rootsi ja Taani, jah. Ja seal viimne lõik on ka päris pikk. Seal täitsa avatud merel vaja sõita. Et me tahame jõuda Bornholme. See saar, kus on leidja hästi palju sellised tüüpi paadi. Sealt on välja kaevatud ka sellised paadi? Ja, kuskil 43 tükki seal leitud. Ja tahame tõestada, et see oli võimalik füüsiliselt jõuda kas näiteks Eesti-Soomalt sinna Taani. Aivar, tohiks ma sinu käest ka midagi küsida? Ja, muidugi. Sina kui haabjaspetsialist, kuidas sina sellist sõitu kommenteerid? No ikkagi see merekõlblikkus, jah, osutus paremaks, kui mina oleks maarotina arvanud. Sest ega mina merest ju palju ei tea. Ühe korra ma käisin munala just Kihnule tagasi. Siis oli nii, et kui läksime, oli hästi tüüne, aga tagasi tulles oli ka kerge lainetus ja
nagu oligi niisugune täpselt selline kogemus, et rohkem ei tahaks Haaberga merele minna, aga nemad ütlesid siin, et mõlemad on ju merekajakiga palju sõitnud, et väga hästi käitus Haabers nagu merel lainetes ja nad said ju erineva tugevusega, eks ju, tuult ja erinevat ilma, et kõikide nende erinevate ilmadega see Haabers oli oodatust nagu sobilikum. Kas jäi endal nüüd kripeldama, et tahaks ka äkki Haaberga merele minna? Ei, ma ei ole ka füüsiliselt ilmselt selline mees, kes seda nagu niisugust pikka asja teeks. Jah, mingit lühikest otsa võib-olla küll tahaks proovida. Ja seda ma olen ka varem mõelnud, et kuna ma olen ju väga palju olen Pärnus, ma ööpingi Pärnus. Soomaal ma käin päeval, aga nagu elamine on Pärnus, lapsed Pärnus koolis ja naine Pärnus tööl ja nii et tegelikult oleks vahva üks Haabers just seal lahe peale vahest minna. Kas meresõiduks mõeldud Haabias peab olema teistsugune kui see, millega te Soomaal sõidate? No kui ma siin nüüd rääkisin Jevgeniga, siis ta tõi küll mingisuguseid asju ette just seesama see laine murdmise mõttes, et mitte siis U-kujuline, vaid V-kujuline ahter ja vöör võiks olla ja teine küsimus on nüüd just, et kas siis pardalaud või mitte, et see on nagu ka, et ütleme, Eestis on ju neid tehtud ka Matsalus veel 100 aastat tagasi ja seal Matsalu siis mehed, kes kasutasid nii Kasari jõel kui ka lahel, Matsalu lahel, nemad panid sinna selle lisalaua, pardalaua juurde, et võimalik, et seesama selle laine murdmise nagu efekt oleks siis päris hea